Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Et miks need loomad siis ja mis ajast nad niiviisi siin külatänavate peal nagu tiirutavad? No alguse on see saanud tegelikult siin tõenäoliselt hoopis sellest PRIA projektist ja kus hakati puhastama loopealseid ja siis tõenäoliselt on tulnud suured rahad peale, projektid on valmis kirjutatud ja kes ees see mees on sellest siis nagu osa saanud ja siin tõenäoliselt on, ma neid nimesid ei oska nimetada, kes need siin on oma maid andnud rendile ja lasknud loopealse ära puhastada ja siis on needsamad inimesed siis ka projekti sisse pannud tõenäoliselt ka selle, et nad hakkavad loomi pidama. Ma ei oska öelda, kus need loomad toodud on, et kunagi suurte rekkatega siin neid loomad toodi, kas Taanist või kust siia põllu peale nad toodi, et nad peaksid hakkama siis hiljem neid kadastikust puhastatud loopealseid puhtaks sööma. Aga praegu paistab, et siin on mingi ebakõla on tekkinud selles suhtes, et need loopealsed on ära puhastatud, mingid kontrollid käivad seda vaatamas ja on sellega rahul. Loomi jälle vastupidi sinna peale ei ole lastud millegipärast ja loomi hoitakse ikka siin põllu peal, omanikud on hoidnud neid siin kinni. Nii et oma tööd nad ei ole nagu pidanud siis tegema. Taastatud aladel, et seal on siis nagu, ma ei oska selle kohta küll mitte midagi öelda, et miks neid sinna ei ole lastud, et aedasid on küll kõik kohad täis, kuskilt inimesed enam kohalikud ei pääse ei autodega ega ratastega ega lastega ega mitte millegiga läbi ei saa mere äär, et kõik on mingid aedasid täis. Ja nüüd on siis need loomad on hakanud juba sügisest saadik on nad või on nad isegi juba suvel aeg-ajalt, nad pressivad välja, aga nüüd sügisest on juba terve oktoobrikuu ja niimoodi on need loomad kogu aeg siin aedades ja ühendust kellegiga võtta ei ole, sest omaniku nagu ei ole. Ja need loomad karjuvad öösel ja päeval ja küll on neil siis janu või mis iganes, siis nad pressivad ennast lihtsalt aiast välja ja nii see on nagu toimunud siin. Et ühesõnaga, ma arvan, et kohalikele on, kellel vähegi nagu südametunnistus on, süda on sees, nende jaoks on see vaatepilt väga-väga kurb, et see terve ka suve läbi, sellepärast, et ka suvel on nad ilma joomata ja süüa suvel ei ole ka sellel karjamaal, mis on nii-öelda täiesti niisugune lage siin kõrbe pealne ala, kus neil ei ole ei suvel süüa ega ei ole talvel süüa, mitte mingil ajal. Ja möödunud aasta oli siin ka rikuti kohalike teed ära, kui nendel aeg-ajalt toodi mingit süüa, keegi tõi siis. Ühesõnaga see loomapidamine on siin küll ja pöörduda pole kuskile. Et me oleme andnud nagu, oleme pöördunud, kus me oleme pöördunud? Keskkonnaametisse, no kedagi see praktiliselt ei huvita. Mis sealt siis on vastatud teile? Et neid põhimõtteliselt ei huvita see. See ei ole nagu nende rida ja neid ei huvita. No kui neile sai mainitud, et siin on loomad jalutavad juba mitu nädalat mööda aedasid ringis, Keskkonnaamet nagu ütles, et see ei ole nende rida, neid ei huvita. Te pöördusite Keskkonnaametisse siis millal sel aastal nüüd? Jah, oktoobrikuus. Minul on 3 aastat näiteks.